Okei, järgmine. Räägime reaalsetest töödest, et keegi kirjutab sellist asja, et kõik need teie tööpakkumised, need mingisugused, et reaalsed tööpakkumist sealt ei leia, et kõik on mingisugused juhid ja haldjad, et selline nagu tagasiside, et mis sõnumi selline kommentaar nagu annab? Ma saan aru, et seal on mõeldud seda, et need ametinimetega ollakse vist väga loovad tänapäeval. Ja ta on seotud selle just nagu sellise tööga, et kui inimene tuleb oma uut tööd otsima, eks ole, ja tahab uut unistuste tööd leida, et kust õnnelik olla, et siis ta on sellise kommentaari jätnud meile. No ma olen tegelikult pigem isegi natukene seda meelt, et need ametinimedega ei ole vaja minu arust väga loov olla, et kõik saavad aru, mida sa tegelikult, või vähemasti võiksid või peaksid aru saama, mida sa tegelikult seal tegema lähed, et kontori haljas, eks ole, et kas sa oled siis nüüd büroo juht või oled sa HR inimene või kes sa siis oled nagu realistlikult on ja et mulle meeldib see selgus nagu, et ma saan aru, et mis see nagu roll endast kujutab ja et mis need ootused on ja. Aga mind otseselt nii väga ei häiri ka, et peaasi, et on lahti seletatud. Ei, see töökuulutus peabki vastama sellele, keda sa otsid, on ju. Kui sa ütled, et tule meile superheroks ja midagi sükest, siis vaatad, sa tahad sellist, kes tahakski midagi ägedat teha ja mingi saavutusvõimalust. Aga kui sa tahad keevitajat saada, siis sa ei pea teda haldjaks nimetama, ütled keevitaja, tule keevitama, kui sa oskad keevitada. No kõik on selge, et oleneb, keda sa otsid. No turundajana ma ütleks, et ma olen nagu seal kahe vahel on ja alati olnud, et et tahaks ju seda kärtsu ja mürtsu tekitada, aga samas ma tean, et tehniliselt ju toimib paremini, kui sa paned päris ametinimetse. Et kui keegi märksõna otsingus otsib midagi, siis ta leiab selle asja paremini üles. Keegi ei lähe ju tööportaali haldjaid otsima. Ja rääkides nüüd kontori haldjatest, siis hüppame kohe selle sama ploki teise osapoole, et ebarealistlikud nõudmised nagu töökuulutustes on ja, et kõik tahavad, et oleks mul selline multitalent on ja siin selline kommentaar on selle teemaga tulnud, et tundub, et tööandjad otsivad printsi valgel hobusel või printsessi vesiroosi õiel. Sellepärast tööandjad ei reageerigi, sest tööotsija iseloomustustes neid omadusi ei ole kirjeldatud, aga proovida ju võib. Siis siin on pädevus ei loe, pilk sünniaastale ja viisakas vastus soovime edu ja liigume edasi teiste kandidaatidega ja 2 päeva hiljem sama kuulutus väljas, nii 4 korda järjest. Tööpakkujaid nii, et tapab, aga palka ei taha keegi maksta. Ühesõnaga, see on selline, läheb kokku nagu nõudmistega, ebarealistlikud nõudmised. Mis red flag või ohu? No ütleme niimoodi, alati kui sa tööandjaga räägid, siis tõesti unistuste töötaja oskab tead 4 keelt, teda lõpetas magistri, samas on ta hästi, tõesti ma ütlen, et see ealine faktor tuuakse päris tihti välja ka nagu, et olen kuulnud väljendeid, et kui sa ikka oled üle 25, ega sa siis enam väga hästi peast ei arvuta ja või mingid sellised asjad, et sul on tegelikult programmid olemas, aga siis sa viskad inimestele mingisuguseid eriti keerulisi ülesandeid, et paratamatult võib seal nagu failida, et väga-väga suured nõudmised on, aga kelle nad tööle võtavad, tegelikult on see, et nad peavad ikka pooled maha tõmbama oma nõudmistest, et saada tööle. Mul on endal selline kogemus, et mind kunagi aastaid tagasi värvati ühte kohta ja saadeti mulle, värba helistas mulle, saatis mulle töökuulutuse ja ma vaatasin seda ja ma mõtlesin, mis on jummel, mis nõudmised siin veel on ja väga tehniliselt kirjas ja mõtlesin, ei, kuule, et pigem ei, ma ei ole huvitatud nagu, et ma otsisin seda tookord müügitööd ja kusjuures nad minu arust ei leidnud seda inimest ja siis mõned kuud hiljem uuesti pöördus sama asja peale ja siis see värbe nagu julgustas, et jah, et tegelikult see ei ole, et see on nagu tavaline müügitöö aga see kuulutus oli niivõrd keeruliseks tehtud ja see töö oligi tegelikult väga lihtne tegelikult, kui ma täitsa aus olen. Aga see oli nii keeruliselt kirja pandud, et mind peletas see eemale. Ja ma arvan, et oma kogemusest ma vaatan ikkagi põhimõtteliselt iga päev vaatan neid kuulutusi ja kogu aeg maandub minu laual, et miks siin kandidaat ei ole. Disclaimer on jah see, et sa ei otsi uut tööd endal ilmselt, vaid sa üritad tööandjaid mõista ja neid aidata. Absoluutselt. Et see on üks peamisi põhjuseid minu arust, mis hoiab kandidaate kandideerimist tagasi. Kui sa paned sinna mingid need nagu keeleoskused minu arust on üks peamisi asju, nagu, et mida oodatakse. Siis, kui sa hakkad tööandjaga võib-olla korraks arutad läbi selle, siis see on niimoodi, tegelikult see on nice to have. Ja küsid, et miks soome keelt on vaja, meil on soome kliente ka, aga tegelikult oletame, et juba praegustegagi räägitakse inglise keeles kogu aeg, et jah. Ja sama on haridusega tegelikult, et sul peab olema mingisugune, oodatakse siis, et on lõpetatud kõrgharidus või magister või midagi, teinekord
see on jällegi nice to have, et see ei olegi tegelikult nagu oluline. Ja mul kohati ikka jälle ma näen seda viimase 5 aasta jooksul Save Online'is või nüüd Alma Careeris on ju, et see sama asja vastu ikka ja jälle eksitakse. Aga miks selle vastu eksitakse? No ühesõnaga see kokkuvõtlikult on siis see, et tööandja topib töökuulutuse täis mingid nõudmiseid, kus on need haridus maksimaalselt, keeleoskus maksimaalselt, kõik oskused, skillid, tööriistad, kõike pead oskama. No siis sa ideaalis võtaksidki ju sellise valmis produkti, sa ei pea talle midagi õpetama, ta oskab kohe kõike teha, ta toob sulle lisandväärtust, ta on targem kui isegi need, kes seda välja koolitavad juba, see olekski tore, sa saaksid sellise ideaalsete omadustega selle, aga lihtsalt tegelikult tasub ikkagi läheneda nii, et paned need bare minimum nõudmised sinna külge ja siis loodad, et sul tulevad palju paremad kandidaadid, siis võtadki selle, kellel on lisaks veel mingisugused oskused seal on ju ja valid nende seast, kes kandideerivad, aga muidu on niimoodi, et nii nagu too kommenteerija seal kirjutas, et valetan suud ja silmad täis ja pärast pakutakse ise tööd. See ongi täpselt nii, et sa paned hästi palju nõudmisi, sa saad kõik need liialdajad ja endasse hästi uskuvad inimesed saad endale kandideerima küll, on ju, aga võib-olla keegi, kes on isegi veel parem, vaatab, et mul ei ole seda, ma ei kandideeri. Ja kus juures siin kohal isegi see erisus on sees, on, et mehed võib-olla kandideerivad julgemalt, aga naised sa peletad tihti peale eemel. See on päriselt mingi välismaa uuringud on suured näidanud seda, et naised nagu kuidagi, mida mis õige sõna on, mitte eneseusk, aga selline nagu enesekriitilisus on naistel suurem kui meestel tihti peale. Ja mina olen võrdlemisi ka enesekriitiline selles mõttes, et kui ma vaatan nagu tagasi oma nagu kandideerimisharjumuste või ajaloo peale, et siis ma pigem nagu võib-olla mõtlesin, et et ma ei ole võib-olla nii oskuslik või hea või mul ei ole siukseid asja ette näidata, on ja aga oma värbamiskogemuse läbi ma jällegi ütleksin, et tihti peale võib-olla need inimesed, kes ei ole midagi nagu paberil veel saavutanud, on tegelikult just need kõige paremad inimesed, keda tahad. Hire for attitude. Täpselt, et läheb sinna, tuleb algusse tagasi. Okei, ma võib-olla sekundeerin seda Indreku teemat ka, et kui ma vaatan meie CV.ee tööpakkumisi tihti peale, me harime küll tööandjaid, aga tõesti näha, et seal otsitakse üliinimesi, et selles suhtes ma saan aru, miks kommentaare sellise kriitikaga tuleb tööandjate suhtes, et siin kohal kindlasti tuleks muutuseid teha. Aga ütleme niimoodi, et päris tihti tehaksegi töökuulutused üsna sellised, et peletaks igasugused niisama muidu proovijaid. Ühesõnaga kõik proovitakse eemale peletada, et nad ei kandideeriks, kui nad ei ole täiuslikud. Aga samas siis tuleb asi värbajate lauale ja siis on hoopis teine lähenemine näiteks, et siis on vaja sul ise otsida, kõik väga ranged nõudmised kaovad järsku meelest ja siis on lihtsalt tule, aga äkki sa õpid selle teise kolmanda ära. Et siis on järsku teine roll, et see neid ise kandideerijaid ei julgusta kandideerima oma kuulutusega, aga värbaja peab pärast ei tea kellest leidma need omadused on ju, mida võib-olla ei olegi esmapilgul näha. Aga mulle meeldis see Annika, see bumerangi efekt ka, et vaata, kui tööandja hakkabki ise nagu toppima neid nõudmisi hästi palju, siis ta saab vastu neid inimesi ka, kes võib-olla CV-s valetavad natukene rohkem, luiskavad natuke rohkem, müüvad ennast natuke rohkem, et lõpuks ei pruugi kõige paremat tulemast.